No hei, siin krüptogaraaž. Viskame põgusalt pilgu peale, mis võib toimuda siis maailma krüptouudistes ja laialt öeldes siis finantsuudistes. Et vaatame, mis on toimumas. Tervist kõigile. Ootame siin natuke aega, kui rahvas kohale tuleb. Et tšau ajukartul, tšau, et igasugustele klipparitele ja klipitegijatele selline väike teadaanne, et ei tasu must klippe teha, kuna ma olen ilusti siis nii kõvas varjupännis, et ma ei saa panna kedagi kedagi jälgima ei saa panna, ma ei saa südameid panna, ma ei saa sõnumeid saata oma TikToki kontolt, ma ei saa sõnumeid vastu võtta, sest kõik on username on saatnud sulle siis selle sõnumi, et varjupänn on mul siin TikTokis täiesti korralik peas ja peal, et täna ma nägin nagu seda asja, et vist hetkel lubab panna nagu jälgimise alla teisi, aga sõnumid olid ikka veel, et username ja ma näen seda, et südamed kaovad ka ära, kes on nagu pannud siis minu postitustele, et südamed kaovad ära. Südametu süsteem on see TikTok siis, et järelikult on see info selline karm, mis pole teile nagu mõeldud. Vot. Et ootame siin veel mõne hetke. Vaatame, kas rahvast tuleb kohale. Täna siin vaatame kergelt uudiseid, et vaatame, mis uudised teevad. Sigar põlema ära, siis saab jälle nagu sellise hoiatuse, et su see mis siin ikka teha on siis. Et Põhja-Korea süüdistatakse erinevates krüptohäkkimistes, ei tea, kas vastab tõele, aga Lõuna-Koreast, sealt saame ilusti teada järgnevat, et Lõuna-Korea keskpank on loonud spetsiaalse vara tokeniseerimise üksuse oma digitaalvaluuta büroo koosseisus, teatas Korea finantsväljaanne e-Daily. Eesmärk on siis töötada Korea riigivõlakirjade tokeniseerimise siis Kim Jong on 33 aste Freemason, eks nad kõik ole ühed armsad satanistid, vaata. Õdakut, õdakut. Põhja-Korea siis on häkkinud krüptot, Lõuna-Korea siis loob nagu oma sellise keskpanga digitaalvaluuta siis löögirühma, mis hakkab siis tegelema spetsiaalselt keskpanga varade tokeniseerimisega. Kes ei tea, mis asi on tokeniseerimine, siis tokeniseerimine on asjade plokiahelasse panek, et vot. Ja samas tuleb välja siis ka meil SBI-lt, et Jaapani SBI omab siis 9% XRP-st, täpsemalt öeldes Ripple'ist ja 10–16% XRP-st siis. Jaapani SBI annab teada seda, et uurib siis piiriüleseid makseid Lõuna-Koreaga, kasutades stabiilmünte. Jaapani SBI siis Digital Practice on allkirjastanud vastastiku mõistmise memorandumi Korea Node Infraga, et ehitada Jaapani ja Korea vaheline piiriülene maksete võrk. Vau, selline piisavalt. Infolaine ütleb, et ma ei saa midagi aru nendest plokiahelatest.
Kim Vaitman ütleb, palju sul krüptos raha on, see on konfidentsiaalne, see ei puutu sinusse, kuna on üle maailma toimumas röövid. Täpsemalt öeldes juba Prantsusmaal on eelmise aasta rekord võib-olla läheb löömisele, ehk siis eelmine aasta rööviti 50 miljonit krüptos ära inimeste kodudest. Sellega, et võeti inimesi pantvange, inimesi puistati läbi ja maksuametnikud siis müüsid infot maffiale. Üks teadeanne oli 8 sotti. Ehk siis Prantsusmaa maksuametnikule on su elu väärt ainult 8 sotti. Ja sellepärast ei ütlegi ma, palju mul krüptos on. Ma ainult 1 euro, ma arvan, et 1 euro pärast saavad ta väga mulle külla ei taha tulla. Infolaine ütleb siis, et ma ei saa midagi aru nendest plokiahelatest. Kus infot saaks juurde uurida, vaadates krüptogaraaži. Soonikust olen ma teinud 4 saadet, kus olen kõik Sooniku asjad paljastanud, mis ta on ja mis ta ei ole. Võid minna rahulikult YouTube'i vaatama, mis asi on siis see Soonik AI ja mis ta ei ole. Ja kindlasti on Soonik väga turvaline, kui sa tahad võimalikult kiiresti oma rahadest ilma jääda. Kui sa tahad võimalikult kiiresti probleeme saada erinevate inspektsioonidega, siis selle jaoks on Soonik AI parim lahendus sulle. Soonik AI on Eestis illegaalne, Euroopas illegaalne ja peaaegu terves maailmas illegaalne produkt. Et palju õnne kõigile, kes Soonik AI-ga siis mängivad, tegutsevad. Ja tänasel päeval on inimesi, kes on oma pangakontodest siis ilma jäänud. Vot. Jah, Dark Markets on siis väidetavalt börs, mis on igal pool illegaalne. Hoiatused on väljas, uurimised käivad ja siis Dark Marketsiga on nüüd selline teema, et Dark Marketsi sisse on loodud siis kui leedil on vedanud, siis soovin teile edu, aga lihtsalt juhin nagu tähelepanu, et te tegelete illegaalse asjaga, et võtke siis see teadmiseks, mida te teete. Et maksuametnikud on teie juurde tulemas, peate sellega arvestama. Sitemal juhul saate omale Soonik AI uue logo, mütsihoidja, torusallihoidja, Ahmed Kong 69. Sitemal juhul võib see teile tulla. Kui hästi läheb, läheb hästi. Et olen suht neutraalne. See, et sa raha välja võtad, ei tähenda, et sul on kõik korras. Kokaiinist võib ka ilusti raha välja võtta, aga tulemused on teada, kuidas see asi võib lõppeda. Kuidas sina krüptoga teenid? Pikaajaline hoidja. Investeerin asjalikesse müntidesse ja niimoodi ma hoiangi oma siis varasid. Ja Bitcoinist tuleb selline kurb uudis, et Bitcoinile taheti teha nüüd uuendus, et siis rämpsposti vähendada ja uuendusega jooksis süsteem kokku. Jah, jooksis küll kokku Bitcoini kõrvalahel nii-öelda, aga ikkagi asi läks neil nihu. Vot. Foreksi turul kauplemine, kui sa tead, mida sa teed, on huvitav, väljakutseid pakkuv. Foreksiga on see asi, et seal pead õppima iseenda sisse vaatama, kui palju sul neid teemoneid on, pead need korda tegema lapsepõlve probleemidest, ahnusest ja pead leidma suure distsipliini, kui tahad olla päriselt Foreksi turul tegija.
ja see lööb nüüd hinna alla või, küsib Infolaine. Ei tea. XRP-st tulid 2 päeva jooksul välja meeletu hunnik häid uudiseid, XRP hind kukkus. Bitcoinist tulevad välja sitad uudised, Bitcoini hind ronib ülesse. Terviseks. Hetkel on kõik manipuleeritud. Kui vaatate minu seda hõbeda erisaadet, siis hõbeda erisaates tuleb ka ilusti välja see, et kui palju on hõbe manipuleeritud alla. Vaat, et hõbe on meeletult alla manipuleeritud, suurte lepingutega krüptod on samamoodi alla manipuleeritud, et ahjukartulil hea mõte, et pane sigar põlema, siis ei saa klipparid võtta, et aga lähme siis külla Hiinasse. Mis te arvate, miks me Hiinasse võime külla minna? Kes arvab ära, saab uudise endale. Aga olgu, ma ei hakka teid piinama. Lugu on kullast, täpsemalt öeldes. Hiina keskpank teeb aastate suurima kulla ostu. Vot, kuigi krüptoturg vaevleb selge suuna leidmisega, kiirendab Hiina vaikselt oma strateegiat täiesti erineval rindel. Hiina Rahvapank, Ülo ütleb, et krüptosse ärge raha pange, see on pettus. Ülo isa sai petta, kui sai näha Ülo sünnitunnistust, sest tegelikult on Ülo sohilaps ja ta määriti lihtsalt ema poolt pähe vaesele Eesti mehele. Võt. Lihtsalt panime mute peale, las ta naudib mutes olemist, et sellised säravad inimesed kuuluvadki sinna nagu isolatsiooni. Hiina Rahvavabariik või siis Hiina Rahvavabariigi Hiina Rahvapank omandas eelmine kuu 640 000 untsi kulda. See on siis 20 tonni kulda ostis Hiina Rahvapank eelmine kuu. Ja Hiina, see tähistab siis juba Hiinas 21 kuud järjest on Hiina ostnud kulda kokku. Vot. Ja Hiina reservid on nüüd üle siis 76 miljoni untsi ehk siis mingi 306 miljardit dollarit on juba hiinlastel siis krüptos. Vabandust, kurat, krüpto küsimused kohe lendab mõtte sassi, et ehk siis üle 300 miljardi on hiinlastel kullas, eelmine kuu osteti 20 tonni. Nii, Vaitmann küsib, et kui krüptoga alustada, kust peaks kõigepealt pihta hakkama. Kõigepealt ma soovitan vaadata ära minu 5. saate. See on YouTube'i kanalil olemas, maamehe keeles, mis asi on plokiahel ja kuidas see mind rikkaks teeb. See on mingi 40-minutiline video või tunniajaline video, siis sa saad täpselt aru, mida tähendab digitaliseerimine ja mis asi on plokiahel ja mis asjad on lepingud. Infolaine on kahjuks eksiteel, pohvilt kokku ostmine ei anna sulle mingit tulemust, vaid annavad tulemust, uurimustööd, erinevalt teistest suunamudijatest siin krüptomaastikul on krüptogaraaž aastaid teinud pikaldast uurimustööd krüptode kohta, selline väikene mapp. Ühe mapi põletasin ära, 5 sellist on välja printimata. Rahvusvahelised uudised ja nii edasi ja nii edasi. Kui tahad kiirelt teada infot, siis on olemas mul selline annetusklubi, 50 eurot annetus, need 30 päeva, kõiki neid uurimustöid, mida ma siin praegu näitasin. Vaat.
lahtine kruvi kirjutab mõttetusi, paneme ilusti mute peale. Et lahtine kruvi tahab näidata, kui palju ta neid lahtiseid kruvisid on. Me ei saa keelata vaata inimesel olemast debiiliks, see on tema selline naturaalne inimõigus. Aga Hiina ostab rekordiliselt kokku kulda. Ja 21 kuud järjest on Hiina ostnud kulda kokku. Hõbedat on ostetud kokku ja hetkel on siis täispauk turumanipulatsioon, mitte miski ei taha tõusta ennem, kui on ära jagatud majandustsoonid ja mis krüpto hakkab mida tegema. Nii lihtne see on. Kali sai täna otsa, viskasin talvepuud semuga varju alla ja lakkusime terve selle kalja ära. Oli mõnust kosutav, jõudu andev. Ja täna õhtuks on selline väikene trink, on angervaksa siirupist tehtud morss, et tervis on meil siin saates ennekõike tähtsal kohal. Eestimaised siis ravimtaimed. Jah, mul kogutud uurimustööd on eesti keeles. Need on mul siis üleval siis tasulises kanalis ja nii lihtne ta ongi. Palju sul endal krüptos hetkel on? 1 euro on krüptos. Nii lihtne ta ongi. See ei ole teie asi, palju mul krüptos on, arvestades seda, kuidas üle maailma käivad röövid. Hetkel on lugu selline, et Prantsusmaalt väikene kõrvalpõige. Prantsusmaaga juhtus selline asi, et kogemata kuskil registris pandi üks pensionäride paar krüptoomanikeks ja vaesed pensionärid said halva üllatuse omanikuks, kui 3 korda rööviti neid erinevate maffiagruppide poolt. Et sellepärast ei ole vaja sul teada, palju krüptos mul on või ei ole. Mul ei ole vaja maadelda siin krüptovõti Marta käes ja mingid kuradi sortsidega vaata. Ma ei ole vaja seda. Ja esiteks ei ole see sinu asi ka. Ära ütle palju on, aga millist krüptot sul on? Seinast seina. Seinast seina on mul krüptot, mida ma avalikult olen. Mida ma olen avalikult rääkinud on Hedera, XTC, Stellar Lumen, XRP, siis on Veracity. Veracityga ei ole hästi läinud. Sellega on natuke kehvad lood. Avalikult olen rääkinud veel Flare'ist. Bitcoin ei oma. Sellepärast, et ei tegele shitcoinidega, nii lihtne see ongi. Kui ma olen oma investeeringud teinud, siis ma olen teinud need põhjusega, et krüpto, millesse ma panen, peab olema suurte lepingutega, suurte sidemetega ja nii lihtne ta ongi. Et mündid, millel ei ole lepinguid taga, sa oled miinuses oma walletiga, ma vaatasin järgi blockchainis. Ei ole kahjuks või õnneks. Ei ole kahjuks või õnneks. Et see mingi logisev kruvi, see on juba kuradi 3 kontoga saanud mute peale, et selline pikaldaselt hoian ja siis kauplen ka natukene, aga kauplen teiste instrumentidega. Ja kruvi kuradi terror käib siin jah, vaata, kruvikene ootab, et talle tuleks külla Ahmed 69. See on siin Eestimaa parimad pojad, vaata, teeme endale 5-6 vaata kontot ja siis arvame, et oleme ägedad, et nii ta ongi. Võtame seaduseid ette. Võtame seadused ette ja räägime natukene seadustest, mis hakkab üle maailma toimuma.
läheme külla Lõuna-Koreale. Lõuna-Korea laiendab reisireeglit, see tähendab siis krüptorändamisreeglit, mida see tähendab teie rahakotile. Alates 20. augustist muutuvad kõik Lõuna-Korea virtuaalteenuse pakkujate vaheliste ülekannete reeglid. Sõltumata väärtusest tuleb reeglitele alluda. Varem kehtisid nõuded ainult siis $700 ja enam. Nüüd on kõik reeglite alla esimesest sendist peale. Reeglite kohaselt peavad siis virtuaalteenuste pakkujad ehk siis krüptovarade pakkujad, börsid, kõik, mis on seotud krüptoga, peavad siis koheselt edastama saaja nime, saatja nime ja andmed iga krüptoülekande kohta. Ehk siis, kui tahad kanda ühe krüptosendi näiteks kuskile sõbrale, siis on kohe maksuametil teada, kes kandis, kus kandis, kellele kandis. Vaat nii. Kuidas võidakse käsitleda siis väljamakseid isiklikesse rahakottidesse? Uuendatud reeglid ei hõlma automaatselt isiklikke rahakotte. Selle asemel käsitletakse tõenäoliselt Korea börsi ja isiklikku rahakotti nagu Ledger või Metamask, vahelisi ülekandeid, kus teil on kontroll oma privaatvõtmete üle riskipõhise lähenemisviisi alusel, mitte täielike siis reeglite kohaselt. See on selline väike sigar, mitte suits. Ja mis see siis tähendab nüüd sellised poolikud riskid nagu su isiklikule rahakotile? Loeme edasi. Selle tulemusena võivad börsid kontrollida, kas rahakott kuulub kasutajale ehk siis kellele kuulub. Nii, teha olukorrast sõltuvalt täiendavaid kontrolle, küsida riskantsemate ülekannete kohta lisateavat või suurendada järelevalvet, kui nad märkavad potentsiaalseid rahapesu punaseid lippe. Palju õnne, Tag Market, Sonic AI, Ahmed 69 on teie poole teel ja mul on ka uudistoode välja pakkuda, investeerimisvaseliin, ainult 20 purki on seda tehtud, et selle hind on reaalajas kasvav, sest teil ei ole võimalik enam põgeneda oma siin krüpto väljamaksetega. Nii lihtne teil ongi, Nii lihtne teil poisid lugu ongi, et investeerimisvaseliin, Sonic AI. Et kui ikkagi on lugu selline, et loen kõigile uuesti ette, kes aru ei saanud, mis tähendab siis Lõuna-Koreas uued krüptoreeglid sinu privaatrahakotile. Selle tulemusena võivad börsid kontrollida, kas rahakott kuulub kasutajale. Ja et investeeringud sujuks libedamalt, selleks tuleb appi investeerimisvaseliin. Ehk siis börsid võivad teha kontrolli, et kui sa tahad näiteks börsilt välja kanda, nüüd Lõuna-Koreas, ära muretse, see on varsti su lähedal, sinu kinos. Et kas sa ikka oled selle külmrahakoti omanik, onju. Teha olukorrast täiendavaid kontrolle. Nii hakkavad kontrollima siis nii palju kui tahavad. Küsida riskantsete ülekannete kohta lisateavet või suurendada järelevalvet, kui nad märkavad potentsiaalseid rahapesu punaseid lippe. Vot nii. Et krüptobörsid Lõuna-Koreas ja nagu tegelikult ka Euroopas küsivad, kuhu sa kannad, kellele kannad ja kui vaja, siis blokeerivad üldse need maksed ära. Nii. Ja nüüd külastame ka natukene lihtsameelseid, mitte siis nagu Sonic AI lihtsameelseid,
vaid veel lihtsameelsemaid on olemas kui Sonic AI investorid. Täpsemalt öeldes Google'isse tehti siis külm rahakott Tresori kohta nagu pilaveebilehed. Sa hämasid, et XRP jaoks pole internetti vaja ja sain sinult bänni, nii et palu vabandust. Saad uuesti bänni, ära muretse, XRP jaoks polegi internetti vaja. XRP töötab offline'is, et palju õnne sulle. Et on siis veel lihtsameelsemaid olemas kui Sonic AI investorid. Tresor, kes ei tea, siis Tresor on külm rahakott. Tresorist tehti libaveebilehed ja mis seal kirjas siis oli, et okei, ma loen ette nagu. Tresor hoiatab kasutajaid võltsitud Google'i otsingutulemuste eest, mis küsivad rahakoti varukoopiaid. Pandigi siis üles Tresorist pilaveebilehed, kus küsiti siis ilusti, et anna oma koodid siia. Ja mis te arvate, palju jooksis inimesi siis kohe rõõmsalt oma krüptorahakoti koode pättidele andma? 80 tükki. 80 inimest olid kohe niukses vaevas, et neil see krüpto, mis nende käes oli tõesti nii koorem oli nii suur, et nad pidid selle kohe ära andma. Et tehti kohe libakonto valmis või libaveebileht ja kohe pidid vennad panema oma kuradi mündid ilusti kuradi pättidele teele, onju. Et ilma vaseliinita jooksid 80 tükki. No muidugi, investeerimisvaseliin, kõik ei vaja seda. Kõik ei vaja seda, et mõned on lihtsalt juba harjunud sellega, et Ahmed 69 tuleb. Noh, mõndadel on olemas juba pikaldane kogemus, vaata. Pikaldane kogemus, et nii ta on, vaata. Et harjutamine pidi meistriks tegema. Tänan kingituste eest, tänan südamete eest ja lähme külastame siis kuuma maad nimega Brasiilia. Vaatame, mis krüptouudiseid mõni naudib Ahmed, no täpselt. Et nautimuse märgiga, et süües kasvab isu, nagu mis need ilusad väljendid meil on. Et suur Ahmed pidi suu lõhki ajama. Nii, mis me kuumast Brasiiliast teada saame? Mis te arvate? Varsti miks annetus just läbi XRP? Miks mitte? Marku, aga miks mitte? Kui sa mulle Gmaili peale kirjutad, siis võid saada mu ka isikliku kontonumbri, kui sa tahad. Siis peab see olema nagu ka eriline annetus, et me eriliselt üksteist lähemalt tundma saaksime. Brasiilia võttis vastu siis järgmise krüptoseaduse. Brasiilia kehtestab krüpto ja stabiilcoini ülekannetele pettuse vastaseks võitluseks 24-tunnise viivituse. Banco Central Tropas Brasil ehk siis Brasiilia keskpank on kehtestanud reegli, mis nõuab virtuaalteenuste pakkujatelt tehingu viivitamist kuni 24 tundi, andes aega neile täiskontrolli läbiviimiseks enne ülekande töötlemist. Te ei ole erilised vennad siin krüptomaastikul, et paneme soonikuga krüpsi ja liigutame asju ja tsiripiripinn. Reeglid on muutumas iga päev. Ja nagu tuleb välja, siis Koreas on täispaukkontroll 20 august. Algab. Nüüd on kuhu ja kus raha panna siis. Taavi, mida sa mõtled? Euroopas on olemas selline asi nagu MiCA regulatsioon. See paneb siis paika, millised krüptobörsid on Euroopas lubatud.
kas aktsiatesse ka investeerid? Ma teen uurimustöid. Hetkel olen valinud oma suuna rahapuuduse tõttu. Mul on ainult 1 euro krüptos. Vaat pidage seda meeles. Rahapuuduse tõttu teen ainult aktsiatest uurimustöid ja siis annetuse eest näitan neid nendele, kellel on palju raha. Nii lihtne ta ongi. Et mul on tuhandeid lehti uurimustöid privaat sellises jutukas, mida saate lugeda, kui liitute sellega. Selline väikene annetus 50 eurot kuus lubab sul näha ja lugeda uurimustöid metallide kohta, aktsiate kohta ja krüpto kohta. Erko ütleb, et järgmised tulevad vägevad tänu Mikale. No muidugi, no mõtle ise, kui kuradi soonikusse kantakse kuradi 10 000, vaata, USDC-s välja on ja Krakenis ja kus iganes vahetatakse neid nagu eurideks on ja põnevaks kisub poistel see asi. Ja mõelge nüüd nagu ise, kui Brasiilias tuli selline geniaalne seadus alla, et 24 tundi on kõik su krüptotehingud nagu siis viivituses. Parandan, 10 000 dollarist alates on hetkel viivituses. Aga nagu Lõuna-Koreas oli see, et alguses oli $700, kus täiskontroll oli, lõpuks pandi 1 sendi peale. See ärge muretsege, üle maailma hakkab olema kontroll täpselt 1 sendist. Vaat. Kuulsid esimesena krüptogaraažis. Ei ükski Sooniku tola või Sooniku poisike, ei ükski Bitcoini tola ega ükski stringi tädi ei räägi selliseid rahvusvahelisi finantsuudiseid nagu krüptogaraaž. Vaat, võin natuke egoismi ka lubada endale. Järgmine uudis. Külastame Ühendkuningriiki. Suht värske uudis. Üleeile välja tulnud ja räägib siis kullast. Siis Ühendkuningriigi finantsinspektsiooni amet, edaspidi siis FCA. FCA uurib võimalust lubada tokeniseeritud kulla kasutamist tagatisena ja on pidanud esialgseid kõnelusi pankadega. Perts Killer küsib, mida põnevat täna jood. Siin täna joon mina angervaksa siirupit. Vaat, angervaksa siirup on tervisele väga hea, looduslik aspiriin. Kuna täna oli mul meeletult raske päev, talvepuu oli vaja varju alla saada. Tõsine päev oli, siis võtame vähekene nagu looduslikku aspiriini, siis igasuguste valude jaoks. Ega ikka vanadus hakkab ka tulema juba. Vot. Ehk siis Ühendkuningriigis finantsinspektsioon uurib võimalust, et lubada tokeniseeritud kulda kasutada tagatisena. Ja on pidanud esialgseid kõnelusi pankadega, teatas Financial Times. Kui keegi küsib, et kus krüptogaraaž uudiseid leiab, siis vastus on väga lihtne. Iga päev krüptogaraaž töötab läbi 50+ uudiste agentuuri ja teeb sealt omad järeldused. Ja need uudised on kõik näha mu privaatklubis, mida siis krüptogaraaž leiab. Ehk siis kõige esimesena näevad need, kes annetavad mulle. Paljudel inimestel on hing haige, kuidas krüptogaraaž julgeb küsida siis oma töö eest raha. Aga kuidas teie julgete oma töö eest raha küsida, on minu küsimus kohe teile. Miks sa mind nagu poeletis nagu tasuta ei teeninda? Miks sa mu autorehve ei vaheta tasuta ära? Miks sa mu korstent ei pühi tasuta? Miks sa mu hambaid ei remondi tasuta, ja? Miks sa mulle prille tasuta ei anna? Miks sa mu juukseid ei lõika tasuta? Miks sa mulle riidepoest tasuta riideid ei anna? Huvitavad küsimused, mida nagu ei olegi nagu midagi öelda, vaata. Et erinevalt siin ma tean, et siin TikTokis liigub igasuguseid, aga antud hetkel, kui minul on pakkuda sulle 5, 6 või 10 000 lehekülge uurimustöid, siis mis sa arvad, et raamatupoest saad tasuta raamatu kätte või? Küsimus. Arvad, et saad tasuta raamatupoest raamatu kätte või?
Ma arvan, et turvamees veenab sind väga kähku ümber, et kui mõnus on maksta, vaata, et kui nui käib neerudes paar pauku ära, vaata, siis leiad kohe, et tead, ma ikka tahan raamatu eest maksta küll. Hämmastav on nagu see, et siin krüptogaraažiga inimesed julgevad tulla kauplema ja siin nagu kommenteerima, et kuule, et kuidas sa julged raha küsida, aga ise tahavad küll oma töö eest palka saada. Väike kõrvalepõige lihtsalt, et nagu vaadata siis siin TikToki südamesse, kes meil siin eeskujulikud kodanikud on. Loeme siis uudist edasi, mida siis Financial Times on vahendanud koos FCA-ga. Algatus on osa Ühendkuningriigi laiemast survest digitaliseerida hulgi finantsturge ja tuleb ajal, kui London seisab silmitsi kasvava konkurentsiga Shanghailt ja Hongkongilt. Ja eilses saates lugesime ette selle, et UK varasalve juht ütleb, et 12 kuu jooksul on kõik plokiahelas Inglise varasalve varad ja seal plokiahelasse paneku töörühmas istub kes, üllatus, üllatus, Rippel. Vot. Ehk siis me näeme seda, kuidas juba kuld on nii-öelda kõnelustes, et olla tagatiseks pankades ja plokiahelas. Vot, et märkamatult oleme me jõudnud tegelikult plokiahela ajastusse, kus kõik su andmed on ilusti näha kõigile, kes seda nagu väga vajavad näha. Sulle see ei meeldi, aga mis tea, et kes siis veel ei mäleta, kellel on haugi mälu, siis tuletame meelde, et mõned aastad tagasi oli olukord siin väikses banaaniriigis, kus oli kohustus kõik oma sitamajad ja kasvuhooned panna siis ehitusregistrisse. Inimesed imestasid ja minestasid, et huvitav küll, miks ma pean oma välikäimla ja puukuuri panema plokiahelasse. Nüüd ütlesin ise ette ära, te panite kõik selle plokiahelasse. Milleks muidu loodi siis selline käsukorras kuradi register. Vaat. Inimesed olid imestunud ja minestunud, et huvitav küll, et miks riik tahab teada, et mitu ruutmeetrit mul see kuradi kilehoone, kasvuhoone või kuradi välipeldik on. Sellepärast oligi vaja, et täis digitaliseerimine käis Eestis. Sellepärast, et aastal 2016 välismeediale tolleaegne president Ilves ütles ilusti, et ma uhkusega teatan, I proudly present. Ma uhkusega teatan, et eestlaste haigekassa jookseb plokiahelas. Võite minna ise selle artikli üles otsida, kes inglise keelt jagab. Siis ongi, võite panna märksõnad, et Eesti president annab teada, et eestlaste haigekassa või healthcare runs on blockchain. Ja Ilves on selle maha öelnud, et sisuliselt üle 10 aasta jookseb Eestimaa täielikult plokiahelas. Kõik sinu andmed on plokiahelas olemas. Vot nii. Et ei tasu midagi siin rääkida, et krüpto ja plokiahel on hukule määratud. Ei ole. Sa kasutad seda igapäevaselt. Sinu digiallkiri on krüptoallkiri. Kui sa loed digidokumente, kui sa allkirjastad digidokumente, siis kui sa võtad selle allkirjastamisprogrammi lahti, siis mis on sul seal servas? Krüptoallkiri. Halleluuja. Kui sa tõmbad oma telefonisse alla Google'i või siis Apple Pay on ja Google Pay või Apple Pay on ja tõmbad alla, seal on ilusti kirjas, et tõmbad krüptoraha koti alla. Vaat. Nii et krüpto on sul kohal, sinu kõrval, sinuga koos igal hetkel. Sa lihtsalt sellest pole veel aru saanud. Ma juhin lihtsalt tähelepanu sellele. Vot. Niimoodi, kas kellelgi on väikseid ka küsimusi? Vot, tänan kõiki siin südamete, tänan kõiki siin jagamiste eest, sest mu varjupänn on päris kõva. Et mul natukene veel sigarit on, täna ma rohkem uudiseid ei loe, et homseks peaks ka midagi jääma. Et võin nüüd natuke vastata siin küsimustele, kellel on, andke tuld.
et igasugused krüptorahakoti küsimused, nii edasi, palju mul on, seda sa teada ei saa, aga niisama võime rääkida küll, kui sul on konstruktiivne, asjalik küsimus, mis loob sisu ja viib meid edasi. Et palun esitage asjalikke küsimusi. Vot. Noh, mis on nüüd häbelikud olete või? Siin täiskasvanud inimesed ja nüüd on järsku häbelikud. No aiukartul, vanasti sa küsisid, enam ei küsi. Kas sa oled ka nüüd targaks saanud? Vot, aga kes on siis uus, siis soovitan oma YouTube'i kanalit külastada, sama nimi, vaadake ära siis 5. saade maamehe keeles, mis asi on plokiahel ja kuidas see mind rikkaks teeb või jõukaks või ma ei mäleta. Et see on 5. saade ja sealt on üsna lihtsasti, ma arvan, arusaadavas keeles, mis asi on plokiahel, digitaliseerimine ja kuidas see meid mõjutab. Vot. Aga juhin ka erilist tähelepanu, et mul on olemas Sonic AI kohta tehtud korralik intervjuu, küsimused ja vastused, minupoolne uurimustöö Jaanus Peenemaaga, see on ka üleval. Siis on üleeile panin ülesse hõbeda erisaate, on üleval siis täispauk hõbeda uurimustöö, mis on siis minu poolt eesti keelde pandud, natukene lisasin juurde seal, et mis mõjutab praegusel hetkel siis hõbedat ja kas ta läheb ülesse, miks ta läheb ülesse ja nii edasi. Seda ei neelata alla ju. Kui mõtled sigarit, siis sigarit ei neelata jah alla. Vot. Et sigarit ei neelata alla, selles on õigus. Nagu ma näen, küsimusi ei ole, et ma ei hakka siin nagu rahvust tola mängima, et täna oli selline lühikene uudiste saade. Mulle see meeldis, sellepärast, et sai uudised ette paugutada, saate siis pärast YouTube'is järgi vaadata, seedida, mõelda, kas mõni uudis on teile üldse nagu oluline. Tänan tulemast ja tšau, paka, näeme ka siis.